tere hommikust, julged inimesed. Miks julged? Sest enamus teist on ju ametnikud. Kas ametnikud on julged? Mis te arvate? Tõstke käsi, kes arvab, et ametnikud on julged inimesed. Saa. Daamid ja härrad, lubage siiras kummardus teie ees. Täna on kokku tulnud ainult julged ametnikud. Ja julgus on meie kõige tähtsam komponent selleks, et teha innovatsiooni. Ja sellepärast olge hea, tõuske püsti, teeme väikese julgusinnovatsiooni harjutuse. Ja nii, tõuseme püsti, niiviisi, ja väga hea. Nii, et jääks ikkagi meelde eluks ajaks, et te olete ametnikud ja julged. Meil on 2 sellist liigutus, mis päädub enneolematu eestlasele mitteomase tegevusega. Kehaline liigutamine teiste ees. Ma näitan ette, see on väga lihtne. Esimene komponent ma lugesin meie konverentsil on julgus, siis see käib niiviisi. Julgus. Ja, pange ennast valmis. Teine komponent, mis on meie konverentsil, ma loodan, et olete läbi lugenud ja ei ole tulnud siia lõunase supi lõuna pärast. Usaldus. Niiviisi. Ma praegu ain näitan. Nii. Ja mis konverentsil te olete tulnud? Astute sammu tagasi, nagu bachatas, innovatsioon. Ja, väga hea. Kas olete valmis? Nii, 3, 2, 1. No mis see on? Juba ununes ära, eks ju, jah? Mõtte esimene tase juba ununes ära. Mina ei mäleta. Nii, ma ütlen uuesti siis. Esimene oli julgus, usaldus, bachata samm taha, innovatsioon. No, väga hea. Nii, ja nüüd ütlete sõnadega välja ka. Te olete küll eestlased, rääkida ei taha. Teeme ära. Uuesti. Julgus, usaldus, innovatsioon. Nii tublid. Aitäh. Võtke istet. Täna meie konverents on mitmekihiline, aga enamus meie konverentsi on pühendatud väga eestikeelse sõnale nimega dating. Dating tähendab seda, et erinevad osapooled kohtuvad aktiivselt, vahetavad enamasti kontakte, mõtteid, arvamusi ja proovivad üksteisele meeldida. Meil täna siin datingu programmis on ühelt poolt ettevõtjad, palun tõstke käsi. Kus on ettevõtjad? 4 tükki vist on, kui ma siin näen. Ja teiselt poolt on ametnikud. Tõstke käsi, kes on ametnikud? 145. Ja sellises olukorras siis me oma datingut ja innovatsiooni peame tegema, kus me siis vaatame, et kas saab teha ka seda hankimist, nii et 145 hangib sellelt 4 midagi niiviisi, et toredat hakkab juhtuma. Sellega on konverentsi kogu päevateeva kokku võetud. Meie konverentsi vaatab 1000 inimest Eestimaa pealt, kes suures lumetormis kohale ei julgenud tulla, väga mõistlik. CO2 jalajälg oluliselt väiksem. Nii et arvestage sellega. Meie konverentsil saab küsida küsimusi, aga mitte veel. Küsimusi saab küsida siis, kui keegi on näidanud teile slaide või teie eest teitinud pikemalt. Aga saatke oma küsimused ja siia Magic Appi tulevad teie küsimused ja kui mulle meeldivad need küsimused, siis ma ka küsin need ära. Mis ma veel teile ütlen, et ärge ära kindlasti unustage seda, et meil on siin tore kava hommikuse osas välja toodud, aga kõige suurem asi on sõna otses mõttes enne 4 innovatsioonikohvik. Ja kogu deitimine toimub kell 4. Ma saan aru küll, et te olete ametnikud ja tahaksite 3:30 koju minna, sest lapsed on vaja ära tuua lasteaiast. Aga ma julgustan teid. Päris sisuline osa on alles innovatsioonikohvikus kell 4. Nii et ärge kuhugi ära minge, las teisne pool toovad lapsed ära koju. Nii et olge aktiivsed, segage vahele, saatke küsimusi ja see päev saab olema imeline.